Tere tulemast aastasse 2026 ja kätte on jõudnud ralli Estonia! Ja kätte on jõudnud ralli Estonia, me oleme jõudnud esimese päeva lõppu, ehk siis täna oli avapäev. Vaatasime ära avashow, väga äge oli, väga tore oli ja nüüd plaanime siis homset päeva. Aga peab ütlema, et hoolimata sellest, et alles esimene päev sai läbi ja meil on veel minna 3 päeva, siis ma olen väga väsinud ja ma tahaks ära magama minna. Kätte on jõudnud siis meie ajaloonurk ja nagu näha, siis Tõnut hetkel meiega siin ei ole, aga meie selja taga on üks korgitahvel, kuhu siis mina isiklikult olen kogunud kõik oma motorspordiga seonduvad käepaelad, passid, ükskõik mida. Ja siis siin tegelikult teie hetkel ei näe, aga ma pärast näitan teile. Siin on siis esimese ralli Estonia ajakava. Siin on reaalselt, et Eesti aasta suurim rallispordisündmus Marko Märtin taas stardis. Ühesõnaga 2010 oli siis minu esimene ralli üldse, kus ma käisin ja mul on sellest üks väga, ma ei tea, kas see on vaimukas, aga minu jaoks see on päris naljakas. On üks video, kus ma siis meie peretuttaval palusin oma vaateväljal eest tulla ja insertin klipi siia. Anu Soll, te olete minu vaateväljal ees. Tuleb. Minu rallide ajalugu on pikem kui Rally Estonia ajalugu, aga käisin ka mina 2010. aastal Rally Estonial ja minul meenub hoopis teistsugune seik. Olin selline paras teismeline, kellel oli vaja siis alati ju silma paista kõige paremate riiete ja jalanõudega, sealhulgas ka siis kindlasti rallile vaja minna. Ja ma mäletan, et mul oli toona just ostetud uued tossud, mida ma kangesti tahtsin jalga panna. Ja siis minu armas kallis emme keelas selle totaalselt ära ja ütles, et ma panen enda siis need kehalise kasvatuse jalanõud ja ma mäletan seda tohutut pettumust ja seda tohutut teismelise viha, et miks mina nüüd pean rallile minema nende koledate tossudega, et see on see, mis mul kohe esimesena meelde tuleb. Esimest korda seda Rally Estoniat sõitsime, siis Ilveste juurest edasi tulime me liivrid peast maas ja saime legendi kontrollida. Ja siis selgus paar tõsiasja, et siit tuleb ja see kurv oli meil täiesti vahele jäänud. See ei ole üldse mitte aeglane või kiire kurv. Võt, meie ajaloost siis mõni seik ja hetk. Meie video on jõudnud lõpusirgele. Oleme jõudnud kohta, kus me siis tegelikult enda rallit alustasime. Ja kuidas on emotsioonid? Ma ütleks, et päris head, et selline tempokas, aga teisalt ka selline rahulik ralli, et väga mõnus. Et see algas siin väga rahulikult, et kes tahab rahulikult aega veeta samas ägedalt, siis Kontervilla on päris äge koht. Avasid just uue atraktsiooni. Juhu! Kuidas teile meeldis? Väga tore ralli oli, mul oli väga mõnus kogu aeg istuda, pikutada, autosid vaadata. Väga-väga mõnus oli. Metsas oli ka mõnus, oksi ei olnud eriti palju õnneks. Jah, mina ütlen samuti, väga tore. Järjekordselt saab öelda, et koduralli, sest koduteed, reaalselt koduteed.
aga aitäh, et vaatasite ja näeme. By the way, rallil. Sa pead Paides ütlema. Okei. Ootasin bussi ja siis ma vaatasin silti, sain aru, buss ei tulegi, ma ootasin tund aega bussi. Täiesti haige. Kriminaalne. Täiesti kriminaalne.